minu nimi on Eret, aitäh, et olete taas mu kanalile tulnud. Mul on väga hea meel täna taas teie ees rääkida. Tänases saates ma tahaksin teile tutvustada jälle ühte toredat raamatut, milleks seekord on eestimaine teos. Mart Kuusk ja Hannes Hanso käisid superhüperreisil üle Atlandi ookeani ja raamatu nimi on siis 57 päevaga üle Atlandi ookeani ja selle raamatu on kokku pannud, kirjutanud Heidit Kaio. Tegemist on unikaalse ja erilise raamatuga just sellepärast, et need kaks tüüpi on väga julged ja väga pealehakkajad inimesed, kes lihtsalt riskides põhimõtteliselt oma eluga siis selle rännaku ette võtavad ja selleks aluseks, millega nad siis reisivad, on spetsiaalselt Atlandi ookeani jaoks disainitud paat, mis liigub aerude jõul, põhimõtteliselt sõudmisega, mitte mingit mootorit, mitte mingeid purje, ainult siis GPS-seadmed, mis aitavad kurssi hoida, tüüri hoida, ühendus satelliitidega ja siis Eestis oleva ühe sõbraga, kes neid siis juhendab ja toetab väga pika maa tagant. Et põhimõtteliselt need kaks tüüpi, Hannes ja Mart, on seal paadis üksi või kahekesi, nii ja naa. Sellepärast huvitav on ka see selle raamatu juures, et need inimesed on väga erinevad oma iseloomult. Hannes on ekstravertne, Pekingis elav Eesti suursaadik, väga hea suhtleja, väga sujuv, selline sõbralik, seltsiv inimene ja Mart siis temale nagu vastandub, selline introvertne, tõsine, filosofeerivam tüüp, kes ei karda ka konflikti minna ja välja öelda asju, mida ta nagu päriselt mõtleb, põhimõtteliselt selline natuke ilma filtrita tüüp. Ja siis, kuidas need kaks tüüpi seal paadis hakkama saavad 57 päeva jooksul üle 1 miljoni sõudetõmbe. Alguses esimese poole reisist nende graafik näeb välja nii, et 3 tundi sõudmist, 3 tundi puhkamist, 3 tundi sõudmist, 3 tundi puhkamist, see vaheldus, et siis üks puhkab, teine sõuab. Ja just see meeste iseloomude erinevus, sellest te saate siin raamatus nagu väga palju siis aimu ja lugeda, et kuidas on, kui kaks vastanduvat karakterit satuvad 57 päevaks täiesti ekstreemsetesse tingimustesse, sul ei ole mitte kuhugi minna, sinu ees on ookean, sinu all on ookean, et sadu kilomeetreid ääretut tühja ala. Raamat on üles ehitatud klassikalises sellises kolme akti struktuuris, mis siis nagu esimene pool juhatab meid sisse, annab meile nagu sellise ettevalmistuse selleks seikluseks lugejatena ka. Keskmine pool on siis pingetõus ja erinevad takistused ja nende omavaheliste konfliktide siis tõus. Ja kolmas osa on siis see nagu konfliktile nagu lahenduse otsimine ja pikki silmi ootamine, et juba maale jõuaks. Olgu ära märgitud see, et nad alustavad oma reisi siis Kanaari saartelt ja ületavad siis Atlandi ookeani, ületavad ja randuvad siis Barbadosel. Ja sellist merereisi, ookeanireisi on ette võtnud ka teised harrastajad ja sportlased maailmast, et nende eeskujul siis Hannes ja Mart samuti seda teevad. Ja huvitav on ka see, et sellest raamatust saab aimu ka selle paadi kirjeldusest, et spetsiaalselt Atlandi ookeani jaoks disainitud alus, 7 meetri pikkune, 2 kajutiga, kus põhimõtteliselt saab olla ainult pikali ja millel on siis need aerud, et kes teab, kes on käinud näiteks jõusaalis, siis seal on ka see sõude ergomeeter, et põhimõtteliselt sellel samal süsteemil siis üles ehitatud aerutamise süsteem ka. Väga huvitav lugemine, mul läks sellega päris ruttu lugemisega kuskil nädal aega, sellepärast et see on raamat, see on meelelahutuslik raamat, seikluslik meelelahutuslik raamat, mis on samas nagu dokumentalistlikel alustel üles ehitatud. Ja meeste kõnepruuk ja sõnavara siin raamatus on ka väga selline suupärane ja kõnekeelne, et kui te arvate, et sattusid ju 2 meest, kes tavalised Eesti mehed, kes satuvad ühele üksikule paadile, mismoodi nad siis omavahel räägivad. Et siin on päris palju krõbedaid väljendeid ja üksteise nagu tögamist.
mis saab selle raamatu üheks selliseks läbivaks stiiliks. Et on vabastav lugemine, on tore, saab nalja, on väga palju actionit ja sellist, et ei tea nüüd, et kas nad ikka jäävad ellu ja elavad üle selle lainetuse, et nii mõnigi kord tohutu suur ookeani lainetus nad üle pea viskab ja samas kuna paat on disainitud siis nagu põhimõtteliselt uppumatuna, siis ta viskab ennast kohe nagu õiget pidi tagasi. Nad kaotavad palju isiklikke asju sinna ookeanisse, mis on nagu paratamatu selle reisi jooksul ja jah, huvitav on lugeda nende seda rutiini ja päevakava ka seal selles paadis, et mõnikord on nagu paremaid ja halvemaid päevi, et lihtsalt nad sõltuvad põhimõtteliselt tuulest ja et kuidas siis selle õige tuulega ennast nagu õigele kursile saada, et lõpuks kohale jõuda, et kui te ise kujutate, et 57 päeva on 2 kuud, et põhimõtteliselt olla kogu see aja põhimõtteliselt pesemata ja omamata siis põhimõtteliselt ühtegi kontakti siis ümbritseva maailmaga võib olla psühholoogiliselt ikkagi väga raske ja frustreeriv ja seda ta kindlasti on. Ja ainuke siis kohtumine on ühe Taani laevaga, kus on siis need merekadetid, kes teevad oma õppereisi ja praktikat seal ja see on selline üks ainuke kohtumine siis välismaailmaga ja ülejäänud aja nad on põhimõtteliselt ainult kahekesi kogu see aeg. Soovitan raamatut kõigile, kes tahavad näiteks oma lähedasele toredat kingitust teha. Kui on merehuvilisi, kalandushuvilisi, seiklushuvilisi, siis see on kindlasti tore raamat kinkimiseks, et siia on mõnus selline pühendus sisse kirjutada. Võib õnnestuda isegi autorite ja tegelaste autogrammid küsida ja siis see raamat on nagu veel erilisem. Et soovitan lugeda, hea vaheldus tõsistele teemadele. Aitäh, et vaatasite ja kuni järgmise korrani siis, kui jälle uued teemad tulevad meelde ja mida teiega jagada tahaks ja siis ärge siis valige raamatuid ainult kaane järgi, vaid vaadake ka sisu. Ilusat päeva ja tšau!